Eelmises loengus rääkisime kondensaatoritest ja näitasime, et kondensaatori energiaga põleb valgustjood ainult loetud sekundid. Selles loengus näitame, et läbi takisti toimub kondensaatori laadumine ja tühjenemine aeglaselt. Selle loengu video on tehtud hämaras, sest jälgime valgustjoodide aeglast süttimist ning kustumist. Paneme makettplaadile kokku niisuguse skeemi. Skeemis on elektrolüüt, kondensaator ja ümberlüliti. Lüliti ühes asendis laetakse kondensaatorit vooluallikast, kusjuures kondensaatori pinget näitab valgustjood L1. Lüliti teises asendis tühjeneb kondensaator läbi valgustjoodi ja takisti R3. Pinget kondensaatoril mõõdame pidevalt voltmeetriga. Kõigepealt mõõdame vooluallika pinge. See on praegu 9,3 volti. Kondensaator C on 1000 mikrofaradit. Esmalt paneme skeemi takistit niisuguste väärtustega. R2 on 3,9 kiloohmi ja R3 on 1 kiloohm. Algul on lüliti sellises asendis, et kondensaator on ühendatud vooluallikaga. Järgmisena lülitame kondensaatori valgustjoodi L2 külge ja vaatame, kuidas muutub kondensaatori pinge UC. UC kahaneb aeglaselt kuni umbes 1,5 voldini, valgustjood L2 kustub aeglaselt, aga valgustjood L1 on ühendatud vooluallikaga ja põleb kogu aeg samamoodi. Kui lülitiga ühendada kondensaator vooluallika külge, siis ta laadub hetkeliselt vooluallika pingeni. Lisame nüüd skeemi ühe takisti veel. R1 on 2,2 kiloohmi. Kui nüüd ühendada kondensaator vooluallika külge läbi takisti R1, siis valgustjood L1 alguses kustub, aga hakkab aeglaselt süttima. Pinge kondensaatoril tõuseb, aga märksa väiksema pingeni kui vooluallika 9,3 volti. Kondensaatori tühjenemisel jääb L1 põlema, aga L2 kustub aeglaselt. Vaatame veel kord. Kondensaatori laadimisel valgustjood L1 süttib aeglaselt, tühjenemisel L2 kustub aeglaselt. Pinge kondensaatoril kahaneb seni kaua, kuni valgustjood põleb. Kui pinge valgustjoodil kahaneb oluliselt väiksemaks kui valgustjoodi põlemiseks vaja, siis valgustjood enam voolu läbi ei lase ja pinge enam ei kahane. Miks laadub kondensaator ainult pingeni 6,5 volti, mitte vooluallika 9,3 voldini? Vaatame seda skeemi uuesti. Kui takistit R1 ei ole, siis on kondensaator ning valgustjood L1 ühendatud otse vooluallikaga. Vooluallika pinge U võrdub takisti R2 pinge ja valgustjoodi L1 pinge summaga.
Kui lisada siia veel R1, siis moodustub pingejagaja ja vooluallika pinge U jaguneb 3 komponendi vahel. Kodused ülesanded. Esiteks, vooluallika pinge on 9,3 volti. Pinge valgusdioodi L1 vasakpoolsel klemmil on 6,5 volti ja parempoolsel klemmil 4,9 volti. Kui suur on voolu tugevus? Teiseks, kolmandaks ja neljandaks. Pane skeemi nõutud takistusega takistid. Mõõda iga juhu jaoks, mis piirides muutub pingekondensaatoril UC ja arvuta voolutugevus I. Kontrolli voolutugevust multimeetriga. Selles loengus nägime, et läbi takisti laadub ja tühjeneb kondensaator aeglaselt.